Tere jälle, kallid tervisehuvilised. Oleme siis taas kord oma terviseminutite juures ja ütleme siis kohe alguses siia jälle selle hoiatuse ära, et kindlasti kontrollige oma tervist alati arsti juures, kui te ka valite alternatiivsed meetodid. Nagu ma olen öelnud, kontroll, vaatamata sellest, mis laadset meetodid me enda tervendamiseks kasutame, alati tuleb kontrolli peal hoida, et mis tegelikult toimub. Ja selleks, et need ravid läheksid õiges suunas, siis ongi nüüd meie vaimse tagamaa analüüs nii-öelda. Sest nagu te olete märganud siin paljude haiguste puhul, tegemist on ikkagi erinevate emotsioonide allasurumisega. Ehk nagu ma ütlen, kui tuleb vaimses maailmas tuleb mingisugune konflikt, siis see konflikt hakkab meie rebestama kuidagi tasapisi meie keha. Ehk see, mis hinges, see ka kehas. On ju hing meie keha väestaja, elustaja. Ja loomulikult kõik, mis meie hinges toimub, see ka kehas väljendub. Ja see ongi sisuliselt, kui nüüd väga üldistatult öelda, siis tegelikult kõikide haiguste vaimne põhjus on mingisugune hingeline kannatus. On ta siis pikaajaline allasurumine, millegi pikaajaline allasurumine, jah. Ühesõnaga, see jääb meie sisse kinni, see jääb meie sisse haiguseks. Kehaga on ju ka nii, et kui ma löön käe ära kuskil, siis mul on korraks valus, aga ma saan see valu mööda, see on mul kohe läbi elatud. Aga kui mingisugune pinge jääb kuskil näiteks siia randmesse jääb mingisugune pinge sisse pikaks ajaks, siis jääb ranna haigeks. Siis keha ei tule sellega toime. Täpselt samamoodi on hingega. Ja täpselt samamoodi need hingelised probleemid kasvavad kehalisteks probleemideks üle. Nüüd läheme siis tänaste teemade juurde. Ja alustuse teema on selline emalik teema, see on mastiit. Eks see on siis rinnanäärme põletik, mis tekib lapse imetamisel. Ja see on nüüd selles mõttes väga oluline, et rinnad üldse on väga märgilised organid nagu naise identiteedi juures. Sisuliselt on ju, kui me mõtleme, siis ütleme niimoodi vulgaarselt väljenduses, naised tahavad suuri rindu ja mehed tahavad suurt seda samustki, eks ju. Ehk selles on mingi teatud korrelatsioon. Ühesõnaga, et rinnad on tegelikult nagu naiselikkuse sümbol. Ta ka emalikkuse sümbol loomulikult. Sest sealt me saame esimese füüsilise ema kogemuse, kui see rind meile suhu pannakse kohe peale sündi, siis me saame nagu sellise täiesti teistmoodi ema kogemuse. Me oleme seal emakas harjunud, et ema on iseenesest mõistetavalt meie ümber, meil ei ole kunagi mingisugust probleemi sellega. Aga kui me ära sünnime, siis tegelikult on rind nii-öelda ainuke füüsiline kontakt emaga. Ehk et see, mis oli ennem ümber meie, sellele me äkki siis nii-öelda läheneme väljastpoolt. See on muide ka valgustumise mudel. Ehk et see, mis on ennem meie ümber, siis kui me pöörame ümber, siis on see meie sees. Ütleme nii, et ta ei ole nagu meie sees, ta on teine tegelikult, eks ju. Aga teatud mõttes me hõlmame teda, siis ta muutub suletud objektiks. Aga siis miks see põletik sinna tekib? Ta tekib sellepärast, et kui naine on kuidagi väga häiritud sellest, et see lapse sünnitamine, lapse imetamine tekitab nii suurt elumuutust, ta ei ole sellega nõus. Ütleme nii, et ta on põhimõtteliselt solvunud nagu oma rinna peale selle eest, et ta peab seda rinda nii-öelda teenindama. Mingis mõttes see, ma ei taha öelda, et see nüüd vihjab päris isekusele, aga kui me jätame sellised moraalsed kategooriad kõrvale, siis teatud isekus on mis kõigis. Ja ka kõige paremas emas on see isekuse aspekt olemas. Mõnel lööb ta rohkem välja, mõnel lööb ta vähem välja. Ja mõnel, kellel lööb ta rohkem, siis ta võib tõesti lõppeda sellega, et see põletik tuleb appi, et imetamist lõpetada. Seal võivad erinevad põletikud appi tulla. Alati ei olegi see mastiit, aga ütleme, see on selline kõige tüüpilisem. Sageli juhtub
mis iganes teema, mis võtab piima ära, mis muudab piima kibedaks. Need kõik on nagu selle ema teadvustamata isekuse väljendused. See on see, et ema tahab ennast päästa sellest olukorrast. Ja siinkohal ma ei taha nüüd kuidagi emadele nagu öelda, et te olete halvad, kui teil mastiit tekib. Loomulikult mitte. See ei käi niimoodi. Need asjad ei ole niimoodi seotud. Lihtsalt seda kaudu saab iga naine heita lihtsalt pilku enda sisemaailma ja mõelda, miks tal nii on. Et võib-olla on tal mingisugused tõrked emaks olemisega. Seal võib olla ka näiteks pahameel lapsepõlvest oma ema vastu, kes näiteks ei andnud piisavalt piima. Või seal neid põhjusi, neid lapsepõlve trauma põhjusi, neid on mustmiljon, eks. Ja vot, kui naises on see teema sees, siis ta võib tahta nii-öelda oma lapsele, mitte tahtmine vale sõna, siin ei ole mingi tahtega tegemist, see käib automaatselt läbi alateadvuse. Aga naise alateadvusel võib olla nii-öelda varjatud soov oma lapsele, tegelikult võib öelda, alateadvusel on alati soov anda oma lapsele seda, mida ma oma ema käest sain. Sest alateadvus õpib niimoodi, et see, mis ema käest tuli, see on armastus. Ükskõik kui kole see on. Ja me võime mõistusega aru saada, et see ju ei ole armastus, eks ju, et see töötab justkui nagu armastuse või siis lapse heaolu vastu. Aga alateadvus sellest aru ei saa. Alateadvus jättis meelde, et esimene kogemus, mis tuli ema käest, oli vot selline. Järelikult ma pean seda kordama oma lapsele. Ja see ei ole isegi isekus tegelikult. See on alateadvuse naiivne soov anda seda kõige paremat. Ehk seda, mida ta ise ema käest sai. Kuigi see mõistusega saame me juba aru, eks, et see ei ole kõige parem, mida üldse anda võiks. Aga alateadvus on selles mõttes hästi sirgjooneline ja lihtne, et ta ei põhjenda asju. Tal on kogemus oli selline, kuna on teada, by default, see, mis ema käest tuleb, on armastus. Teisiti see ei saagi olla kuidagi. Ja järelikult seda tuleb ka enda lapsele edasi anda. Vot ja siis võib, see võib hoopis olla niipidi, et seda ei pruugi nimetada isekuseks, eks ju. Seal on neid nüansse, neid vahetoone on hästi palju. Vahel on ka see teadvustub isekusena, nagu tahaks pääseda sellest mingisugune sollumine, näiteks ma ei milleski väga olulisest ilma tänu sellele, et ma pean last imetama. Igasugused sellised nüansid võivad seal sisse tulla. Aga igal juhul see on alateadlik arusaam sellest, mida ma pean tegema selle, kui ma last imetan. On see siis pääsemine, on see siis lapse vastupidi teenindamine, eks ju, et ma pakun talle kõige paremat. Kuigi ma ei saa, eks ju, et alateadvus vaesek ei saa aru, mis see kõige parem on, tema võtab selle sama lihtsa valemi järgi. Vot, siin mastiit erinevalt paljudest muudest rinnaprobleemidest, mastiit ei ole seotud naiselikkusega kui niisugusega. Muidu rinnad, kuna nad sümboliseerivad naiselikkust, siis kui inimesel on mingi alaväärsus oma enda kui naise suhtes, siis see võib minna sinnamaani välja, et näiteks tal tuleb rinnavähk jääb rinnast ilma, eks ju. Et siis nii-öelda põhjendada seda, et ma olen naisena kõlbmatu. Aga see on natuke teine rida, see on seotud päris naise kui naiseks olemisega, mitte naise kui emaks olemisega. Need on ju naise kaks väga olulist aspekti, mõlemad on nad võrdväärsed. Me ei saa ühte teisest eristada. Me saame neid eristada, aga me ei saa neid hierarhiasse panna. Aga vot niimoodi on nad seotud. Et sellega oleks siis võib-olla mastiidi teema praegu enam-vähem nüüd kaetud ehk nüüd järgmine teema läheb tähestiku järgi, järgmine on melanoom. Melanoom on teatavasti nahavähk, eks ju. Ja selles mõttes ta ongi, seal kombineeruvadki need kaks põhjust nii-öelda. Nahk, üldse nahahaigused kõik, siis ehk nahku organ, on meil seotud oma sisemaailma eksponeerimisega välismaailmale. Ehk kui meie sees on mingisugune sisemine
karje, ütleme niimoodi. Mida ma ei saa mingil põhjusel välja näidata, on siis hirm. Noh, hirm on ta igal juhul, eks ju, aga et mismoodi see hirm seal täpselt väljendub. Aga ühesõnaga, see, kui ma surun oma need probleemid alla, aga ma tahaks neid väga teistele näidata tegelikult, siis need väljenduvad mul naha peal. Nahk on nagu ekraan, millele see probleem projitseeritakse seestpoolt välja. Ja nüüd melanoom, kuivõrd on pahaloomuline kasvaja. Pahaloomulised kasvajad üldiselt on seotud väga pikaajalise vinduva vihaga. See tähendab see, kui mul sees on, ja võt, kui mul on see sama probleem, see, et mul on viha alla surutud, ma tahaks teda näidata. Ja seal peab just kombineeruma see, et ma tahan näidata ja et ta on alla surutud, eks, et noh, viha on erinevalt. Alla surutud viha on kõikide vähkide puhul üldiselt. Aga seal on siis jah nüansid, et kuidas ta on. Ja melanoom on alati väga agressiivne. Tema areng on hästi kiire. Ta võib väga lühikese ajaga inimese hauda viia. Ehk et see nagu ilmestab ka seda arusaama, et tegelikult see ongi nagu sisemise väga sügavalt alla surutud agressiooni projektsioon pinnale. Et ma tahaks neile kuraditele öelda, kui tige ma nende peal olen, kuidas ma neid tahaksin hävitada või mida iganes nendega teha. Ma ei saa, ma ei julge, mida iganes ma ei oska. Sest tegelikult enamasti me ei tunne, et me ei julge välja näidata oma viha. Me ei oska viha tunda lihtsalt. Ehk et see mitte tundmine, see on sügavalt alateadlike protsesside tulemus. Ja enamasti meil ei jõua viha üldse kui niisugune teadvusesse. Ei ole niimoodi, et viha tuleb teadvusesse, siis ma mõtlen, oi kui hirmus, surun alla tagasi. Ta ei tule üldse teadvusesse. Lihtsalt olukorrad, mis peaks vihastama, mingi põhjusel ei vihasta. Mis tõttu siis need inimesed on sellised, kes ei julge ei öelda, nad ei suuda ennast kehtestada, sest agressioon on tegelikult väga vajalik omadus. No üldse tegude tegemiseks. Igasugune tegu on ju mingis mõttes väike agressioon. Ja väga tugevalt alla surutud agressiivsusega inimesed on praktiliselt teovõimetud. Sellepärast, et neile tundub praktiliselt nii, et igasugune enda kehtestamine maailma suhtes, mida ju iga tegu on, eks ma kehtestan ennast maailma suhtes, ma viin oma tahtelise muutuse läbi maailmas. See tundub juba nendele inimestele liiga agressiivne ja pigem nad jätavad tegemata. Nad on seda tüüpi inimesed, kes alati väldivad konflikti. Nad väldivad ka midagi enda kohta tugev, nii-öelda jõuliselt öelda, ennast esile tuua nii-öelda. Nad võivad küll tihti sattuda esile toodud teks, olla välja valitud mis iganes põhjusel. See välja valitus muide on neil isegi üsna iseloomulik selles mõttes, et kuna nad on sellised see vastupidisus, agressiivsuse vastupidisus on selline, et ma olen nunnu, ma olen nii ohutu kui võimalik. Ja siis sellised inimesed valitakse väga kergesti välja. Neid hakatakse hoidma. Ja selles mõttes see on nagu maailmas tasakaalus, et kui ma oma agressiivsust välja ei näita, kui ma olen selle väga alla surunud, siis tulemuseks ongi see, et ma olen nagu jubalik laps. Hästi nunnu, nagu kõik loomapajad ju näiteks kas või võtame. Siis sellised nunnud väiksed pojad, nad ongi, kõik tahavad kutsutada, kui kõik valivad ta välja. See ongi selle agressiivsuse ära peitmise mõte tegelikult ju ongi see, et kui ma olen hästi leebekene, siis kõik hoiavad, nunnutavad, mul on hästi ohutu olla maailmas. Ma ei pea üldse võitlema enda eest. Sellepärast, et minu eest võideldakse, ma olen abitu. Ja sellist abitust, aga tihti peale, kui ma selle abituse tekitan väliselt, siis sisemuses mul tegelikult pulbitseb raev, sellepärast, et ma olen vihane enda abituse peale. Ja siis ongi probleemiks see, et ma tegelikult tahaks maailmale näidata seda, kui vihane ma nende peale olen, aga seda ma ei julge. Ja kui see läheb nagu väga sügavaks, see vihkamine, viha alla surumine, siis see võibki hakata mul nii-öelda melanoomina
välja paistnud, sest mul on väga agressiivne. Tavaliselt siuksed inimesed on ka tihti peale nii-öelda väliselt pahurad, kuigi nad ei taha otseselt olla, aga nad tegelikult tunduvad tihti väliselt pahurad. Mitte küll alati, on ka just vastupidiseid näiteid, ma siin tean päris mitmeid, kus inimesed on tõesti hästi nunnud, et võtaks kohe kaisu ja temaga nii tore ja meeldiv olla. Aga tegelikult tema sees pulbitseb selline viha. Vot, et see on siis nüüd see melanoomi kohta. Ja täna jõuame veel põgusalt rääkida meningiidist, mis on siis teatavasti peajupõletik. Tal on suur peavalu, halb enesetunne, valud kuklas on väga iseloomulikud. Ma mäletan, kui ma olin väike, siis ema alati kontrollis, et kui ma haigeks jäin, et ega mul meningiiti ei ole sellega, et ütles, et pane pea lõug vastu rinda. Sellepärast, et kui meningiit on, siis ei saa pead alla vainutada, siis tekib valu. Ja meningiit on haigus, mis võib lõppeda surmaga, kui ei sekkuta või kui läheb halvasti. Seetõttu tema vaimne aspekt on ka selles mõttes selline eksistentsiaalne. Et meningiit tekib inimestel, kelle elus on näiteks mingisugune sündmus, mis teeb neil väga suurt viha. Ja teeb viha selle tõttu, et nende peas on mingisugune uskumus, mis paneb neid seda sündmust vihkama. Ehk et nad ei suuda tänu oma uskumusele, nad ei suuda teatud eluaspekte vastu võtta. Ja see uskumus võib olla nii ränk, et inimene ei saagi nagu hakkama üldse asjaga, et see läheb, ütleme, läheb tema veendumustega vastuollu. See on sügavalt veendumustega vastuollu minemise sündmus, eks, inimese elus. Ma ei tea, ma toon siin mingi näite lihtsalt, et isa on tohutu printsipiaalne homofoob ja äkki poeg ütleb, et ma olen gei. Vot ja siis võib isal katus ära sõita, et meningiit tulla. Et umbes seda laadi sündmus, see on see väga, väga ebameeldiv sündmus, mis läheb vastuollu minu veendumustega. Ja vot, kellel nüüd meningiit tekib, see peabki mõtlema, et kus on tema peas mingisugune selline veendumus, mis on väga jäik. See tähendab, talle tundub, see peab olema nii jäik, et kui seda lõhkuda, siis maailm kukub kokku. See tähendab, et ta võib surmaga lõppeda. Kui peas selline asi on, siis tuleb see üles leida, eks ju, et mõelda, kus vaimses maailmas selline takistus on, sellepärast, et nii jäigad veendumused, ükskõik kuidas nad on, nad on igal juhul, ütleme, siin on niimoodi, et väga kasulik on mõelda niimoodi, et kõik minu veendumused on täpselt samaväärsed ükskõik kelle teise veendumusega. Me kõik elame teatud mõttes unenäos ja ei ole mina ärganum kui sina ega sina ärganum kui mina. Kuigi meile kõigile tundub, et mina olen ometi ärkvel, mina ju tean, kuidas asjad on. Aga tegelikult magaja tunnus on just see, et ta arvab, et ta on ärkvel. See, kes ärkvel on, see ei arva, et ta ärkvel oleks. Tema saab aru, et ta näeb und. Vot, et see nõuab sellist võimet teiste tõdega vastu võtta. Kui sa oled teiste tõdesid täiesti välistav, selline väga-väga mitte enesekeskne, vale sõna, aga enda tões kinni, ütleme niimoodi, kaitset väga nii-öelda sõjakalt iseenda tõde kogu aeg, siis on tulemuseks ongi see, et võib tekkida meningiit. Ja see on nagu meningiidi siis kõige põhilisem omadus. Temast väga pikalt polegi rääkida, aga just see, et kuna ta on peajuhaigus, siis ta on seotud, ja ta on võimalikult surmaga lõppev haigus, siis ta on seotud eksistentsiaalsete probleemidega. See tähendab, et kui mul on väga printsipiaalsed veendumused, mis löövad välja siis kuskil elusündmuste käigus, siis ma võin selle põletiku enda saada. Siis läheb põlema nii-öelda, eks ju, see kuumeneb üle mul see veendumus. Vot. Aga sellega võiks siis tänase saate jälle lõppenuks lugeda, et kirjutage sellele meilile ja tellige meie kanalit. Aga muud ei olegi, et siis kohtume teiega nädala pärast jälle ja kõike head ja nägemist. Tšau, tšau!